Mina olen Moonika Palm ja täna räägime unistuste ja eesmärkide seadmisest. Miks need on olulised? Kuidas seda teha? Ja unistused on antud meile nagu tiivad, mis tõstavad meid kõrgustesse. Meil on tavaks saanud aasta alguses seada endale eesmärke, püstitada endale eesmärke või unistusi, mõelda ja mõtiskleda nende üle. Ja seda traditsiooni on hea jätkata ja miks ka mitte teha seda läbivalt läbi aasta muudel hetkedel. Sest unistused on sinu tuleviku mälestused. Ja kõike, millest sa oled suuteline unistama, oled sa võimeline ka täide viima. Nii et sinu jaoks on kõik võimalik, millest sa suudad unistada. Ja paraku on nii, et mõned inimesed on teinekord öelnud, et nad ei oskagi unistada, nad ei tea, kuidas seda teha. Siis üks hea võimalus on mõelda ennast tagasi lapsepõlve, kus sa võib-olla viskasid lihtsalt pikali, vaatasid helesinisesse taevasse või vaatasid lihtsalt lakke ja mõtlesid, mida sa tahaksid kogeda või teha. Või teine võimalus on kujutada ette, et sul on võlukepike. Ja kui sa võlukepikesega eemaldad kõik agad ja kuid, miks sa ei oska unistada või ei saa unistada või ei saa seda, mida sa tegelikult soovid, siis selle võlukepikese mõjul minna sinna sellisesse erilisse kohta, kus sul tulevad mõtted ja ideed selle kohta, mida sa võiksid tegelikult teha oma elus, mida sa võiksid saavutada ja kes võib olla, kellena ennast näha. Unistustel on üks hea omadus, viia elu edasi. Kõik on ka võib-olla kuulnud sellest, et suurimad avastused ja leiutised maailmas on saanud alguse mõtetest, ideedest ja unistustest. Ja lõpuks on need saanud reaalsuseks. Seega unistused viivad meie elu edasi, nii meie endi elus kui ka ühiskondlikul tasandil, kui ka kogu maailmas. Nii et miks mitte unistada millestki väga suurest. Millestki väga suurest, mida sa võib-olla võiksid korda saata. Nii et unistada võiks alati suuremalt. Ja samuti võid sa soovida ka oma ellu selliseid väiksemaid asju, nii materiaalseid kui ka füüsilisi. Sest unistustel on kombeks täituda. Ja kui me räägime aasta alguse unistustest ja eesmärkidest, siis mina alati soovitan need kirja panna. Kindlasti võib teha unistuste tahvlit. Ja mida ma ka korra ise oma elus olen teinud, kuid enamasti mina siiski panen oma unistused aasta alguses kirja, oma eesmärgid, aga ka need väiksemad ja suuremad sammud, mida ma eesmärkide saavutamisega oma unistuste täitumiseks siis ära soovin teha. Selleks tuleb lihtsalt aega natukene endale võtta. Isegi kui sul tundub, et aega napib, tasub see kuhjaga ära. Sest teadvustamine, mida sa tegelikult soovid, on väga oluline selleks, et sinu unistused teoks saaksid. Sest kui me ei tea, mida me tahame, siis seda enam me oleme elu pillutada ja ka teiste inimeste mõjutada. Väga oluline on teadvustada, kes ma selline olen ja mida ma tegelikult soovin.
Ja kui sa oled oma unistused ja soovid eesmärgid kirja pannud, siis sa võid need panna tõepoolest nähtavale kohale oma kodus või oma tööpaigas näiteks. Sest see väljapanek ja silma alla endale oma unistuste lehekese panek aitab sul hoida fookust, aitab sul hoida õigel rajal. Tuletab ennast meelde, et ahaa, ma ju tegelikult soovisin sinnapoole liikuda. Teinekord on toeks mõne hea toetava lause lisamine sinna lehekesele, et anda endale motivatsiooni ja julgust ikka liikuda sinna, millest sa oled unistanud. Üks väga abistav vahend on ka oma unistuste päästamine. Ja mina isiklikult oma praktikas ja oma töös kasutan väga palju aasta alguses unistuste päästamist. Seda nii läbi vabastava hingamise kui ka läbi energeetiliste muutuste protsesside. Ja mõlemad on väga tõhusad. See sõltub sellest, mis sulle inimesena meeldib ja sulle omasem on, mida sa võiksid valida. Mis väärtus on sellel päästamisel? See väärtus on selline, et ta lahustab ära võimalikud takistused, mis takistavad sul liikumast unistuste poole. Ja mis on need takistused, mis võivad siis teinekord olla? Need on meie mõtted, meie allasurutud emotsioonid, meie uskumused. Sest kui sa ikka ei usu, et midagi on sinu jaoks võimalik, siis sinuni jõudmine, selle unistuse sinuni jõudmine või selle unistuse toimetamine sinuni universumi poolt on natukene keerulisem. Seega, mida puhtam on inimene oma mentaalselt poolelt, mida tasakaalukam emotsionaalselt ja mida vabam on ta vanadest piiravatest uskumustest, seda lihtsam on kõike seda saavutada. Nii et päästamine on sisuliselt energeetilise voo loomine selleks, et otse teed jõuda oma eesmärkide unistusteni. Ja mida mina ise olen märganud oma unistuste ja eesmärkide seadmise juures, et väga harva, kui mõni nendest ei täitu. See sõltub loomulikult ka unistuse suurusest, sest mõnikord mõni unistus küpseb ja valmib võib-olla mitu aastat. Aga väiksemad unistused ja eesmärgid täituvad üsna ruttu. Ja väga paljud, kes on päästamas oma eesmärke unistusi käinud, väidavad, et juba esimese poole aastaga on praktiliselt kõik unistused täitunud kohal. Nii et väga oluline on ka need kõik vastu võtta, olla avatud, sest sinu unistused ja eesmärgid võivad täituda läbi väga erinevate võimaluste, mis sinuni võivad tulla. Selleks me peame lihtsalt olema avatud meelega, mitte väga jäigad oma suhtumises, olla paindlikud ja olla väga orienteeritud sellele, mida ma tegelikult soovin. Et olla teadlik sellest, millest sa unistad, et mitte ära unustada seda. Ja väga oluline on ka lahti lasta oma unistustest. Me teadvustame, mida me soovime. Me paneme nad kirja. Päästame. Ja seejuures teeme vajalikke samme. Sest paljudel juhtudel on siiski unistuste eesmärkide täitumiseks vaja teha mingisuguseid valikuid ja samme.
ja ka nende sammude ettevõtmise sa võid endale lahti kirjutada, mis on järgmine samm, et jõuda jälle taas eesmärgini või unistuseni. Ja kui sul need asjad on tehtud, siis sa lased lahti oma unistuse. Sa lased sellel minna, usaldades seda, et kõik see, mida sa oled soovinud ja millest unistanud, on sinu jaoks võimalik ja see tuleb. Ma tavaliselt ei sätesta kunagi ajalist faktorit. Ehk siis, mis aeg, mis päev, mis kuupäev või mis kell see unistus peaks siis minuni jõudma. Minu teadlikkuse arusaamist mööda võib see piirata ja takistada unistuse sinuni jõudmist. Nii et väga suur oluline roll on usaldusel. Et sa usaldad seda, et see unistus jõuab sinuni täpselt õigel ajal, õigel hetkel. Õigete inimeste kaasabil, kui seda vaja on. Ja mida sa saad veel lisaks teha, et need eesmärgid sinuni või sina eesmärkideni jõuaksid kiiremini? Kindlasti olla tänulik. Olla tänulik igale hetkele, kõikidele oma kogemustele, mis sul on elus on olnud, ükskõik millised need on olnud. Sest igast kogemusest me oleme saanud ka midagi õppida, mis on meid kasvatanud, meid teadlikumaks teinud ja loonud meile mingit sorti elutarkust, mida me saame siis edaspidi kasutada. Samamoodi on oluline teadvustada seda, et mida rohkem on sinu ümber inimesi, kes sind inspireerivad, kes toetavad sind sinu püüdlustes, sinu eesmärkide täitmises, seda lihtsam on sinnani jõuda. Ja selleks me peame tegema mõnikord teadlikke valikuid. Teekond unistusteni hõlmab väga sageli muutusi. Muutusi iseendas, muutusi oma elus. Ükskõik, kas siis keegi tahab muutuda või mitte, muutus toimub paratamatult. Ja selline muutuste protsess on seotud inimese kasvamisega, enese arenguga. Mis hõlmab väga sageli siis iseendaga tööd ja iseenda sisemaailmas seiklemist, et avastada enda varjukülgi. Sest need kipuvad olema just need, mis takistavad mõnikord unistustel täitumast. Ehk siis mina arvan, et teadlik suhtumine sellel teekonnal iseendasse ja sellesse, mis võib-olla takistab unistusteni jõudmast, on väga oluline. Seetõttu ma kutsun alati üles inimesi julgema enesesse vaadata, endaga tegelema. Sest ainuke, kes saab paremat tulevikku luua, oled sina ise. Ja nüüd ma räägiksin võib-olla ka mõne loo oma kogemusest, oma tööst, oma tööga seoses inimestest, kes on oma soovide ja unistuste täitumist kogenud ja väga erineval moel. Mõnikord on need eesmärgid väiksemad ja soovid ja mõnikord suuremad. Ükskord tuli minu vastuvõtule üks meesterahvas, kes oli väga kaua aastaid Eestist väljaspool töötanud. Tal oli väga lugupeetav töö ja talle tegelikult meeldis see.
aga tal oli soov kodumaale naasta. Olles ära kaua aastaid, siis tal tekkis väike mure, et ta ei teadnud, kuidas uuesti alustada siin kodumaal, Eestis. Ja ta pöördus minu poole. Vahel on vaja lihtsalt teise inimese suunamist ja oskust küsida õigeid küsimusi või aidata saavutada sellist ühendust iseendaga, et need taipamised ja selgused iseenesest sinu sees tekivad. Ja kuna minu töö sisaldab ka väga palju väga teadlikku energeetilist puhastust võimalikest takistustest, mis ei luba siis ühel või teisel viisil täituda unistustel või soovidel, siis seda me ka sellel korral tegime. Klient sai endale selgust, millega ta sooviks jätkata või mis laadi tegevust teha, missugused tegevused talle võiksid sobida. Ja me puhastasime ära kõik kahtlused, sisemised kahtlused, võib-olla oli seal ka hirmusid, teadmatust. Ja mida puhtam sa oma sisemuselt oled, mida puhtam on sinu meel, seda lihtsam on kõigel sellel sinuni jõuda, mida sa oled soovinud. Ja kui ma hiljem seda meesterahvast nägin, siis ta ütles, ta nädala aja pärast sai juba tööpakkumise ja ta võttis selle vastu. See on üks näide. Teine näide on suhtest. Ühest naisterahvast, kes soovis endale suhet, armastust. Ja seda korda oli meil tegemist grupitööga ja sinna olid ka kaasatud kristallid ja vabastav hingamine oli siis selleks viisiks, kuidas me siis seda muutust ja soovi aitasime täide viia. See naisterahvas teadvustas aga täpselt, millist suhet ta endale sooviks. Millist inimest, milliste omadustega inimest ta enda kõrval näha sooviks. Ja kui selline teadvustamine paigas oli, siis andsime aina läbi hingamise hoogu sellele soovile. Ja ülejäänud tegi juba kõik intelligentne hingamine, luues sellise energiavoo, mis siis toetas teda tema soovide täitumisel. Ja seda naisterahvast ma nägin tegelikult alles aasta pärast. Aga tal oli hästi meeles see, sest 5 päeva pärast kohtus ta kohvikus ühe meesterahvaga, kellega ta oli siis hiljem pere loonud. Nii et unistustel on kombeks täituda. Julge unistada. Millised on sinu unistused? Millised on sinu soovid ja eesmärgid? Sellel aastal. Mõtiskle nende üle ja pane endale kirja.